Head jaanipäeva! Aga kes see Jaan oli? Jaan, tema on rahvusvahelises keeles Johannes, ristja Johannes, ja täna tähistame tema sünnipäeva. Sina võid arvata seda, et me kirikus tähistame väga paljusid sünnipäevasid, aga tegelikult me tähistame vaid 3. Need on Jeesuse oma jõuludel, siis on Neitsi Maarja oma, mida me tähistame Ussi Maarja päeval, ja siis ristja Johannese oma, mida me täna tähistame. Teiste jüngrite, apostlite, märtrite, prohvetite puhul me tähistame pigem nende surmapäevad, sest nende surmapäevad loevad kui nende taevalikud sünnipäevad. See lugu Johanneselt algab sellega, et üks väga vana preester nimega Sakarias ja tema naine, see vana vaga Elisabet. Nendel on üks suur mure elus. Nimelt, nad ei saa last. Nad on proovinud, nad on ootanud, nad on palvetanud, aga see laps lihtsalt ei tule. Aga ühel päeval, kui preester Johannes seisab Jumala templis Jeruusalemmas, siis tuleb ja seisatab temale ette üks issanda engel, kes kuulutab talle: ära karda, Sakarias, sest su anumist on kuuldud ja su naine Elisabet toob sulle ilmale poja ja sa paned talle nimeks Johannes. Johanneselt sai väga suur prohvet. Öeldakse isegi tema kohta, et ta oma elu jooksul oli tal rohkem jüngreid kui Jeesus. Sest Jeesus tegutses vaid 2 või 3 aastat avalikult, ristja Johannes tegutses palju aastaid, ta tegutses kõrbes, rääkis prohveti sõnu inimestele, kuulutas meelte parandamist ja õiget elu, ja ta ristis ka inimesi jões Jordanis. Aga ühel hetkel siis kohtub Johannes Jeesusega ja ta taipab, et Jeesus on temast suurem. Ta taipab, et tema enda roll on tegelikult osutada Jeesuse peale, mitte osutada iseenda peale, et kui suur mina olen, vaid osutada Jeesuse peale. Ja ta ütleb Jeesuse kohta, et tema peab kasvama, mina pean kahanema. Miks tähistame seda ristja Johannes sünnipäeva täpselt 24. juunil? See ei ole juhuslik. See lähtub sellest, et Jeesuse ema Maarja jäi lapseootele siis, kui Elisabet, Johannese ema, kandis oma last Johannest 6. kuud. Nad olid suulased, nad tundsid üksteist ja need emad. Ja Jeesus siis sündis 6 kuud pärast Johannes. Me tähistame Jeesuse sündimist ju jõuludel 24. 25. detsembril. Järelikult on õige tähistada ristja Johannes sünnipäeva pool aastat varem ja seda teeme siis 24. juunil. See lugu annab vähemalt mulle mõned asjad või mõned mõtteid. Jagan paar neist sinuga. Esimene mõte see, et on neid paarid, nad on päris paljud, kel on raske saada last. Nad on võib-olla kaua proovinud, võib-olla palju palvetanud, nad võivad olla väga vagad inimesed, aga see laps ei tule. Ja kui keegi siis küsib nende käest, et millal siis teie tahate last saada, siis võib see väga haavata neid. Et ärgem küsigem selliseid küsimusi, sest mis meie teame, miks nendel last ei ole.
palvetagem pigem nende eest, kui me ei ole väga lähedased nendega ja saame nendest asjadest sügavamalt rääkida ja koos palvetada. Ja see teine mõte on see, et siin loeb auks Johannesele see, et ta oli valmis astuda tagasi. Ühiskonnas on tihti nii, et me mõtleme, et kellelegi au on see, kui ta saab tippjuhiks või tema karjäär oleks väga särav. Ta tuleb väga kõrgele, kaugele. Aga mõnikord on nii, et loeb inimesele auks, kui ta taipab olukorda nii, et ta astub tagasi. Ja see loeb ristja Johannesele auks. Tema astus tagasi õigel hetkel ja andis lava üle Jeesusele. Ja sümboolne on, et alates jaanipäevast hakkab päike ju kahenema, just nagu Johannes pidi kahenema. Ja läheb päris pimedaks, ka elus võib päris pimedaks minna. Aga me ootame ja me teame, et pimeduses sünnib valgus, sünnib Jeesus Kristus. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.